Aga tähtsamad tegemised kõigepealt. Moldova mehed on ühes asjas eriti tugevad. Enne, kui saame üldse midagi muud teha, peame ka ära proovima selle, mida õiged Moldova mehed õpivad juba poisikesest peale. Hello! See ongi täitsa siis maadlussaale. Natuke võidunud, haiseb higi järgi. Meid ootab ei keegi muu kui Anatoli Moldovan. Enam õigemat Moldova meest ei saa olla. Isegi nimi on Moldovan. Ta on olnud presidendi ihukaitsja ja ta on parim Moldova rahvusspordis, maadluses nimega Trõnta. Привет, очень приятно познакомиться. So tell us, what is the sport? Este un sport de sute de ani și o tradiție foarte mare. Avem sportivi care se vin din sporturi olimpice precum sunt luptele greco-romane, lupte libere, judo sau sambo. Toți încearcă acest gen de sport tradițional. No praegu kuulsime rumeenia keelt, on ju, Ma hakkasin higistama selle peale. Vahepeal on ka mingi siuksed venekeelsed sõnu, vahepeal on ka ladinakeelsed sõnu ja siis ei saa nagu mitte midagi aru. Tegelikult hakkame pihta või? No... Aga ma saadan sulle ühe üllatusesineja. See üllatusesineja on seal ka samas kaamera taga. Paneb selle võõ endale ümber. Võõ või? Ja mina võtan selle kaamera. Tahad Žurik proovida? Ai, Žurik, kaamera. Ai, Žurik, proovime siis. Asi pole selles, et ma julgeks Andreiga maadelda. Lihtsalt, arst ei lubanud. Kindlalt. Robin mängis väidetavalt liiga palju jalkat ja murdis käeluu. Ei tea, kuidas see küll jalgpallis võimalik on, aga nii ta on. Operatsioon ja kõik jutud. Toon, ma olen ka selle ka. Fight! Ja вот как раз в шапках хотел. Mul on kerge eelistus ja kerge mõte, kes võiks võita. Kuidas 12 kilo raskemaga maadelda tuleb ette siin? See on nagu 2 5-liitrist, Kuule, jää vaitlesid. Teeme ära vaitsi su iba kuulata. Poisid, tehke show'd. Ja saad Žurikul on väga raske teda ära tõmmata. Oho! Žurik, pinguta! Mõlemad selja peal. Вот если он подержит там 2-3 секунды на лопатке, это считается чистая победа. Žurik! Ну это вы поборолись 30 секунд, вот здесь 30, считай, борьба идет 3-4 minute. Pentru copii se practică mai multe genuri de cadouri, adică premiul cel mare este cu coșul viu, pentru alți copii de categorii mai mari se face iepurile viu, pentru juniori se pune la câștig mielul și la seniori premiul cel mare este berbecul. Как бы поднимает... Проиграл же!